No kuidas nende pead pikemad on? Uue polli! Reijo Kuusik, palju õnne, 4-3 võit, väga raske mäng ja sobib vist ilmekalt kirjeldama lause, nagu öeldakse, et mäng nagu Ameerika mägedel, et kuidas sa ise seda mängu hindad? Jah, või võib öelda, et võistkond, kes ei jääna kunagi alla. Jah, üles ja alla, et mäng algas tegelikult ilusti, et 1-0 läksime juhtima ja peale seda hakkas kõik jälle allamäge minema. Kuni poolajani jäime 2-1 taha ja siis tegime omad järeldused poolajal ja tulime välja uue hingamisega ja suutsime lüüa 2-2 ja jäime uuesti 3-2 taha ja suutsime uuesti välja tulla, et see täielik triller. Sormo Rebase teine kollane kaart, see
kas ta oli kaarti väärt või mitte, see ei ole võib-olla nii suur küsimus, aga tema positsiooni lappimine oli selline keeruline ülesanne mängu jooksul. jah, kunagi mängu algul meil oli juba teada, et meil keskpoolikuid väga ei ole. Rauno, kes on tulnud meil noortevõistkonnast, pidi mängima keskpooliku kohta, et suur roll talle kohe siin koduplatsil, et aga poiss sai hakkama aga kui Rebane välja läks, siis pidi keegi selle koha üle võtma ja Henri Ang sai sellega hakkama küll. Tulid ise vahetusest mängu, samuti selline väike haiguse viim sul sees. Mäng elavnes märgatavalt. No ma lootsin, et ma ei pea mängu tulema, et mul kerge palavik, aga oli vaja natukene nagu vahetusi sisse tuua, et polnud kedagi teist tuua, pidin ise tulema, et Alari on ka alles vigastusest tulnud, et andsin talle lõpus 5 minutit, et saab jälle jalgpalli nagu sisse elada, aga mäng pigem oli elavnes sellepärast, et Kivi oli väsis ise ära lõpus, et tundus vähemalt. Kuidas sulle endale tundub, et mis on olulisem, kas koht üleminekumängudel või medal? Kas mõlemat ei saa? Võtaks mõlemad. Et kindlasti medal, et hooaja algul said eesmärgid pandud, et vähemalt esikolmikus lõpetada, et praegu sellel kursil liigume, et loodame, et läheb nii, et üleminekumängud on muidugi boonus jälle. Aitäh sulle! Alari Aunapuu, kui keeruline on mängule tulla, kui sa tead, et mitmed mehed on kaartidega väljas, paljud on vigastatud, kuidas meeskond ennast sellises seisus nagu mängule häälestab? Ei no väga raske on tulla niimoodi, et sa tead, et sul on mõned puudu, pead ise veel rohkem selle nimel pingutama. Ega isegi täitsa terve ei ole, et Vändras sai peapõrutuse põhimõtteliselt kolmapäeval, et vist nüüd äkki hakkab korda saama, aga mängus väga tunda ei andnud õnneks, et pidi ise ka olema jälle üllatuspositsioonil, et nagu ma olen see aasta, et seal, kus vaja on, seal peab mängima. Ehk siis universaal? Siiamaani küll, jah. Ainult väravahi kohta on veel proovimata? Õnneks küll, jah, et pole pidanud väravas seisma. Aga kui peab, siis peab seal ka. Mängud Kiviõli Irbisega on olnud tegelikult Tarva jaoks rasked kogu aeg. Millest see tuleneb? See on alati olnud nii, siis kui meil veel oli VJK Rakvere aeg oli, sellest ajast saati on kogu aeg Kiviõliga väga räiged andmised, et mõnus on tegelikult nauditav on, et koerli selline hästi pingeline on kogu aeg. Mulle meeldib, aga see on veel tähtsam, et me nüüd võidame neid kogu aeg. Lõid sisse väga olulise penalti täna? Lõin sinna, kuhu ei tahtnud lüüa. Väravaht raisk läks sinna poole, kuhu ma lüüa tahtsin, aga õnneks läks sisse ikkagi. Jopas seekord. Mõned voorud lõpuni veel. Millise resultaadiga sa hooaja lõpus rahule jääksid? Kuhu see meeskond võiks lõpuks siis maanduda turniiri tabelis? Medalit tahaks kindlasti. Kui eelmine aasta sain pronksi, siis äkki võiks saada see aasta hõbeda, kuigi hõbedat on suht raske püüda nüüd. Levadia ja Jõhvi on ikka suht kaugel eest ära, aga proovime, vaatame, mis saab. Loodame, et tuleb. Flora Dubli jätsime vähemalt hetkeseisuga turniiri tabelis enda selja taha. Et järgmisel pühapäeval taas üks järjekordne tõsine duell ja Flora Dubliga Rakvere staadionil. Loodame, et jätame nad selja taha.